teile kõigile. Veidikene pidime lava asetust muutma või lava jäi sama koha peale, aga enda siis asukohta muutma, sest siin on tõesti palav ja kindlasti täna ei ole niisugune tüüpiline Eesti suvepäev, et on palju soojem ja see on muidugi ainult hea. Mina olen Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni esinduse juht ja mul on väga hea meel arutelud Euroopa alal siis kokku võtta niisuguse teemaga, et kuidas me saame vastu seista populismile ja radikaalsusele ja eriti hea meel on mul muidugi selle üle, et meil on niivõrd auväärne ja huvitav vestlusring siia kogunenud seda teemat arutama. Soome Vabariigi president aastatel 2000–2012 Tarja Halonen, piiskop. Ta ei räägi eesti keelt, aga saa natuke aru. Piiskop Philipp, kes on Eestis elanud juba alates 1996. aastast ja alates 2005. aastast on ka Eesti Vabariigi kodanik, nii et mitte siis Prantsuse kodanik, vaid Eesti kodanik. Ja ka Mikko Fritse, keda ka Eestis kõik väga hästi teavad, kultuuri pealinna, vist oli see aastal 2011 ja siis vedaja ja sihtasutuse juht ja praegu siis Helsingi Goethe instituudi juht ja kes teab ka väga palju nii Eestist, Soomest kui ka Saksamaast, et mis on teile lähedane riik. Peab korrigeerima, ma olen Soomest juba ära läinud, olen juba Amsterdamis. Aga veel 3 kuud tagasi olin Helsingis. Ja vist Kourou Kais olete olnud ja kunagi mitmetes riikides. Meie arutelu on siis Eesti ja mõned kodaslikud teadaanded võib-olla kõigepealt on siis eesti ja inglise keeles. Et nagu president Halonen ütles, siis tegelikult ta saab väga hästi eesti keelest aru, aga lihtsam rääkida on inglise keeles. Ma loodan, et teist ka enamus suudab inglise keelt jälgida, aga üldiselt proovime siis jääda eesti keele juurde, nagu eestlastele omane. Kuigi me kõik oleme siia kokku tulnud, siis meie arutelus saab osaleda ka digitaalselt läbi veebi. Ja ma loodan, et meid jälgitakse palju ka veebiülekande kaudu, nii et see ei ole mitte ainult meile koha peal, vaid ka siis kõigile neile, kes meid jälgivad. Saate siis siseneda keskkonda slido.com ja teemaviide on Euroopa Liidu ala. Ja siin siis selle arutelu käigus meil on ka mõned küsimused, kus te saate oma arvamust avaldada ja täpselt samamoodi, kui te ei taha siin koha peal küsida või kui te osalete või vaatate seda ülekannet veebis, et siis saate ka selle keskkonna kaudu küsimusi küsida. Need kõik jõuavad siia minu tahvelarvutisse ja siit siis ma saan ka neid küsimusi panelistidele esitada. Ma arvan, et kodasliku poole pealt see on kõik. Räägime siis populismist ja mis on esiteks oluline selgeks teha, on see, et kuidas me populismi üldse mõistame. Et kindlasti iga niisugune poliitiliselt võib-olla veidi ebaõnnestunud või demagoogiline seisukoht ei ole otseselt populism, et populism, kui vaadata akadeemilisi definitsioone, on ikkagi niisugune päris selgepiiriline niisugune siis lähenemine või protsess, mis vastandab rahva, niisuguse väga hea voorusliku homogeense rahva eliidiga, samamoodi siis niisuguste ohtlike teistega, vaenlasega või ka sisemise vaenlasega,
keda siis tavaliselt kujutatakse ka koos siis neid ohtlikke teisi ja eliiti, siis just sellelt samalt iseseisvalt ja sõltumatult rahvalt siis nende õigusi, väärtusi, heaolu, identiteeti või häält ära võtmast. Ja populism loomulikult ei ole mingi uus nähtus, see on alati olemas olnud, võib olla poliitilise spektri nii vasakul, paremal, tegelikult ka keskel. Ja mõningates piirkondades nagu Ladina-Ameerikas, ma arvan, see on veidikene nagu poliitika pärisosa. Euroopas see nii ei ole olnud, et on olnud erinevad populismilained. Mõned neist on lõppenud ka Euroopa mandrile ja kogu maailmale väga, väga halvasti, kui lõpuks ka populistlikud jõud on võimule saanud ja mida me nüüd Euroopas näeme vast viimase, mitte 10, vast ennekõike 5 aasta jooksul on see, et populism ja radikaalsed jõud on väga palju jällegi pead tõstmas, et kui me vaatame eelmist aastat, siis pilt tundus nagu päris kole, et üle Euroopa tegelikult populistlikud jõud kogusid toetust ja saavutasid ka päriseid tulemusi valimistel, et see aasta on olnud selles mõttes natukene helgem, et kui me vaatame Austria presidendi valimisi, kui me vaatame Hollandi valimisi, kui me vaatame Itaalia kohalikke valimisi, siis seal igal pool populistlikud ja radikaalsed jõud pigem on saanud lüüa ja loomulikult, millest me ka täna räägime, Prantsusmaa valimised, mis Euroopal olid väga olulised, ka seal siis tegelikult eliidi vastased jõud ikkagi võitu ei saanud, aga ei saa öelda, et see probleem oleks kuidagi kadunud või ta ei oleks täna jätkuvalt Euroopas suur ja oluline teema, et me siin proovimegi siis järgmise 1,5 tunni jooksul arutada selle üle, mis on need populismi põhjused, kuidas see on poliitilist ja ühiskondlikku arutelu muutnud ja mida meie kõik kodanikena, inimestena saame teha selleks, et populismi ära tunda, kes mõttes ka sellele vastu seista või arutame ka selle üle, et kas see on üldse suur probleem või kui suur probleem see on. Ja meie arutelu alguseks ma annaksingi sõna president Halonenile, siis oma niisuguseid mõtteid veidikene pikemalt selgitab ja siis me läheme juba arutelu juurde. Palun. Suur tänu. So, nüüd me hakka rääkima inglise keelt, aga kõik saa aru. Ja first, I thank you very much for the invitation to come here to Paide this year, especially as this year is the 100th anniversary of Finland. And I have heard already a lot of good about your festival. But why I say this now is also that last month I took part again in several discussions at the Suomi Arena in Pori, where you have heard jazz festivals. And it was very much a similar event to this Paide Arvamus Festival. So coming back to the common people, so warm musical greetings also from Kasmus, where I opened the Viru Folk yesterday. And the team was there also, Finland 100 years, what you will have next year. And many Finnish musicians participated, and you can say that this is just training for the next year, everything. But anyway, the atmosphere was great, and the weather was surprisingly good compared to what we have had the rest of summer here and also in Finland. So it's I have prepared for these discussions with all the raincoats, boots, and all such kind of things, what now seem to be not quite okay. But this is something very typical also now for our discussions concerning the populism, because populism and unexpected, strange changes is not the same like of populism. But populism was also the theme discussed at the Suomi Arena in Pori. They have put the title, "Do people still have a trust in experts and institutions, or has populism replaced expertise and facts?" Okay, was it a good title or not is in your hands. But populism has many faces, or let's say that people see it in different way. But I think that it's also important already now
by me to underline that it is important to hear the voices of the common people. It's not populism. I mean that the democratic system is that we listen also, we listen the common people. And civil society movements have turned into political parties many times in your history, in our history. And if the more extreme views are channeled that way, I think it's much better than if they would turn into, for example, street violence or other more uncontrolled actions. So I think that that's also good. But the populism has its own dangers. What we see in Finland is that it simplifies the questions, challenges, issues. In today's very complex world, the simplification of social issues diverts attention away from facts and basic good judgment. Easy solutions are not only the wrong solutions, but they might actually cause also even more difficulties. The second point, what we have noticed, what I consider is the populist is that reasons to one's own problems are often sought from the outside. Okay, you know it here, we know it in other European countries. It is, for instance, necessary to critically assess this, for example, migration. I mean, totally free migration. But criticism should not automatically lead to closing borders or making immigrants responsible for internally or internationally caused national economic problems. So the issues are not comparable, and there is not cause and effect relationship. So I think that a lot of color has been brought into political debates and into social discussions in general. And now I have to repeat what I saw here when I come. I saw the T-shirt in the shop window. I don't know whether you others also noticed that. And there was a text that I'm not dead, I'm Estonian. It could sell very well also in Finland. I'm not dead, I'm just a Finn. And so the populism in our countries here in the north might be different compared in France or say Spain or in Germany. I mean that what we say is colorful. It's quite easy to be colorful here in the north. I know it from my experience from 40 years into politics. Sometimes just a little bit red hair is enough. But I mean that, what is the populism in that way? What is the colorful? But anyway, the checking facts is always necessary. Half-truths, truths sell for some time, but they cannot be the basis for long-lasting good policy, and no policy making works without cooperation and an ability to compromise. Populists are most successful, like many other groups, also in the opposition. But their politics, how could I say, compromises do not fit easily in the world of the absolute truths. And we know all who have been long time in the politics or NGOs or wherever, that you have to be also ready to make compromises, to find the priorities, and not say only that I'm right, you're wrong. So in Finland, I think that you might, many in Finland think, and you might think also that the populism got on a clear face through the so-called True Finns party, so-called Perussuomalaiset. Some thought that taking them into the government after they good results in the parliamentary elections, some thought that it was a wrong decision. So, however, I think that it was according to the rules of our democratic system. Popularity brings also responsibility, and the responsibilities leads to the government normally. So it means that you have to take a risk to be in the government. And we know that what happens normally, what is very normal in politics, if you are the member in the government, it means that your popularity will sink your popularity, because you have to find more compromises than what you might need to do when you are in the opposition. So that happens also with Perussuomalaiset, with the True Finns. Their popularity has now quite low, and then the party was
split. Now we have a very interesting situation. The former True Finns party is both in the government and in the opposition, because they split it in two parts, and one part is in the government. They are now trying to find a new name. It might be the Boo Future. And so those who had a majority in Perussuomalaiset, and they are staying in opposition. And now they are coming closer to the other opposition parties. So I don't know whether this is good or bad, but what happens next we will see in the future. So anyway, why I take this example is, of course, good to take from your own country so you don't hurt any others. So the evolution of the True Finns party is anyway a typical example how the novelty fades when the basic structures of democracy and the rule of law are strong. So the new things also in politics are very interesting for the beginning. It's something when we go that it's new, it's fresh, it's something which differs. And so it's not always populism, but the populism has also this taste. And so what I think that it would be important to discuss also here is that even the True Finns, they will not last without true political base and political substance. And that's why I have my open answer. I think that it's good to discuss not only about populists, but also people and other parties that collaborate with them. For instance, now in Finland, our government with the Prime Minister Sipilä had, I would say not with any difficulties, with some of the challenges, they found themselves together with this smaller part of the True Finns to be in the same government. So populists do not get into power alone, at least not in the beginning. They need those who sympathize and work with them. So what is the good way to do that? So I think that the Finnish system has managed this phase rather well. The French system also, we are now still waiting for the German elections, and we will hear soon the good, I think, the stories about that. The situation in Hungary and Poland, however, worry many of us. I can confess a little bit also me, relative country anyway. So let's remember that the rapid change caused by elections, I repeat it, it's not necessarily only about populism. Today's world has experienced many unexpected turns that are part of our time and phase of social development in more complex way. So that's my one para that we have to make the difference. But then my last point is concerning the media. I know that those of you who are representing media, they think that now the old politician will say that that's all the sin of the media. No, but media is concerned also to be the part of the political elite. Politics is discussed by and through the media everywhere, and media has power, and power brings responsibility. And it has been said that the difference between fake news and bad journalism is very small, but is that only typical for the populism? Focusing efforts on the quality and reliability of the journalists, I think it's anyway the best defense against extremism. And the sense of the right and respect for the democratic principles is reinforced by the political debate in society, even critical, very critical debate. And then the new part of the media, as you guess already, I will say, is the social media, which might feed extremism. Everyone is in his or her own news anchor in social media, and Facebook classifies posting so that the people with the similar views see each other posting. This creates a notion that one's own views are broadly shared. You get a lot of, as they say, that the smile that yes, that's fine, and it leaves differing views in the margin. It hinders real broader discussions and creates perhaps so-called bubbles where the like-minded people interact, and this trend is difficult to manage or restrain. More dangerous than that even is the concept of the hate speech.
it's also connected to populism and how we handle it. How does it affect the willingness of the people to engage politically? We have in Finland, we have just now very much discussion concerning the issue that whether we should criminalize the hate speech. And I think that it might be also here the discussions. Again, the current decent discussion and debate is the right way to influence. You might not be able to diffuse strong emotions in some countries. Yeah, but surely among the very vocal ones, there are also those who are very, very smart. So don't think that if it's a loud voice and colorful speeches that now they are not good, serious politicians. So one key message of the populism you already mentioned, and I think it's also extremist, is that the elite does not listen or to care about the ordinary people. And the truth is, of course, that politicians should always have time for the people, their own constituency, but also the others, and measure the pulse of the time. People should never be underestimated, and we should listen to people carefully. But how could I say, the responses are not always correct. But the reasons why they worry that they are uncomfortable, why the situation is bad, that's, I think, something very authentic. They know it, how they feel it. We should find a way why, and can we do something for them. The last thing is that we are lucky that in Estonia and Finland, the basic trust of people in political and social structure is still pretty good. In that way, even you are listening very carefully, I wouldn't put on you the T-shirt, I'm not dead, I'm just an Estonian. So thank you very much for your attention. Thank you. Suur aitäh! Väga palju olulisi mõtteid ja eks me hakkame nüüd siin konkreetsete riikide näitel neid põhjalikumalt lahkama, et praegu eraldi kokkuvõtet ei tea, aga tulen väga paljude nende asjade juurde uuesti tagasi, et enne kui me läheme, siis ennekõike siis Prantsusmaa ja Saksamaa kogemuse juurde, et siis ka seda arutelu ettevalmistamiseks tegime ka Facebookis väikese küsitluse, millele väga, väga aktiivselt vastati ja ma loodan, et nüüd need tulemused ilmuvad siia meie taha ekraanile. See on ka juhtunud, et küsisime siis seda, et kuidas meist igaüks saab populismile vastu seista või kuidas siis populismi vastu võidelda ja tulemused olid teatud määral üllatavad, et kõige niisuguse olulisema lahendusena nähti siis ikkagi mitte kodanike, vaid ikkagi poliitikute vastutust, et ikkagi ennekõike on need poliitikud. 34% siis leidsid, et just poliitikud peavad olema need, kelle otsustamine peab tuginema faktidel, analüüsil. Ka see, mida proua president mainis, seda peeti kõige olulisemaks. Aga peaaegu sama palju inimesi, 28% leidis, et hästi oluline on ikkagi ka inimeste aktiivne osalemine ühiskondlikes aruteludes, poliitiliste otsuste tegemisel, ehk siis jällegi see, mida ka proua president mainis, et see on kindlasti ka poliitikute ja kogu eliidi oluline ülesanne inimesi kaasata aruteludesse, selgitada, saada aru ka inimeste muredest ja see kindlasti aitab väga paljuski niisuguste just lihtsustatud lahenduste väljapakkumise vastu hästi. Jällegi juba presidendi poolt mainitud lahendused tuleb juhtida tähelepanu alternatiivsetele faktidele, valeväiteid sisaldavatele lugudele, 17% ja ainult 2% arvas siis seda, et vajaduse korral tuleks ka meediat tsenseerida, et tegelikult see on ka arutelu, millele president Alonen viitas ja mis tegelikult on, ma ütleks ennekõike Saksamaal praegu väga, väga aktiivselt käimas, et kui me räägime nii ühelt poolt nii vihakõnest kui ka teiselt poolt niisugustest valeväiteid ja valefakte levitavatest ennekõike sotsiaalmeediast, et siis kas ja kuidas tegelikult lehekülgi sulgeda ja sellest meedia rollist kindlasti me räägime ka eraldi ja siis 19% inimestest arvas, et populism ei ole üldse probleem ja sellega tegelikult tegeleda ei
tule, nii et need olid need vastused, mida me võiksime ka nii-öelda kuskil siin kuklas endaga kaasas kanda, kui me hakkame neid teemasid arutama, aga räägime siis nendest konkreetsetest riikidest ja võib-olla alustame Prantsusmaast. Et piiskop Philippe just hiljuti toimusid Prantsusmaal presidendivalimised, no, võib ju öelda, et kõik läks hästi, et tegelikult võitis presidendikandidaat, kes on edasivaatav mitteliidile, vastanduv väga niisuguste süsteemsete seisukohtadega. Aga kui natuke pealispinna alla vaadata, et siis me näeme seda, et kui me liidame kokku, ütleks Le Peni toetajad, Mélenchoni toetajad, siis veel seal väiksemate, ütleme väiksema toetusega presidendikandidaatide toetajad, et siis esimeses voorus oli ikkagi 15 miljonit inimest. Umbes 40% siis kõikidest Prantsuse valijatest, kes ikkagi toetasid eliidi vastaseid. Ütleme, võime öelda tegelikult populistlikke jõude, et miks see nii on, mis Prantsusmaal on muutunud, et seesama populism on täna niivõrd esil. Aitäh. Suur tänu kõige selle kutse eest ja võib-olla tahaksin kõige öelda seda, et nagu on näha, kahjuks ma ei ole nii colorful nagu proua president soovib Põhjamaade jaoks. Ja nagu teil mul on üks ainus värv. Ja see värv ühesõnaga näitab seda, et kindlasti ma ei ole politoloog ega sotsioloog. Ütleme niimoodi, et vaimulikuna ma võtan sõna nendel teemadel, seepärast, et mul on see sügav veendumus, mis on, ma ütleksin, süvenenud aastate jooksul, et maailma probleemid on eelkõige inimeste probleemid ja inimeste probleemid on eelkõige hinge probleemid ja seetõttu ma räägin sellest, nii et ma ei räägi nii palju sellest, et jagada omaenda poliitilisi arvamusi kindlasti kui kodanik, kindlasti mul on olemas, aga nagu te ütlesite, ma ei ole isegi Prantsuse kodanik, nii et Prantsuse valimistel kahjuks aga hääletanud ma ei saanud. Aga kui nüüd sel teemal natukene räägida, kindlasti nagu te ütlesite, väga palju inimesi on Prantsusmaal nagu hääletanud või mitte hääletanud sellisel viisil, mis jätab muljet, et populism on tugevam kui kunagi varem. Tavaliselt peab ka ütlema, et populism on pigem seotud selle nähtusega, mis on Prantsusmaal rahvusrinnes, Front National. Ma olen ka kuulnud, et on ka inimesi ja väga tõsised inimesed, kes on ütelnud, et vast valitud president on tegelikult ka populist, nii et sel juhul oleksime kõik populistid. Aga kui ma arvan siiski, et on huvitav võib-olla natukene rohkem vaadata seda, mida see rahvusrinne on teinud Prantsusmaal ja kuidas on arenenud, kuidas on kasvanud. Ja kindlasti esimene mõte on see, et see ei ole uus nähtus. Front National või rahvusrinne sai asutatud juba 40 aastat tagasi või peaaegu 50 aastat tagasi. Ma olin tol ajal Pariisis ja noor üliõpilane ja ma mäletan enam-vähem seda aega, kui rahvusrinne sai asutatud. Ja populismi tõus või rahvusrinde tõus ei ole ka uus nähtus, või sealgas juba aastal 1981, siis kui see president Mitterrand sai valitud. Nii et selles mõttes meie ei saa öelda, et see oleks kuidagi midagi, mida Prantsusmaal meie varem ei näinud, vaid see on olnud, ükskõik kas see meeldib või mitte, aga see on olnud osa Prantsuse elus ja Prantsuse poliitikas juba 40 aastat. Ja võib isegi öelda, et kes on olnud rahvusrinde
asutajad, nad on olnud 60. aastate paremäärmuslikud liikumised, mis olid Prantsusmaal ja mis on seotud tegelikult kolonialistlike liikumistega, mis olid eriti aktiivsed 50. aastatel, siis kui Prantsusmaa kaotas oma kolooniaid, eriti Alžeerias, Vietnamis ja nii edasi. Nii et me oleme sellega olnud juba 60 aastat. Ja see minu meelest näitab seda, et selle taga on mitte ainult, ütleme, kuidas selle poliitilised või sotsioloogilised nagu liikumised, vaid seal on mingi metafüüsika, ma ütleksin, midagi, mis puudutab kaasaegse inimese identiteeti ja olemus. Üks teine asi, mida me võime ka järeldada Prantsuse kogemuses, on see, et sildistamine või populismi sildistamine tegelikult ei paranda midagi või sest sildistamine selles mõttes, et öelda, et nüüd populistid on need valed inimesed ja meie oleme need õiged. Ja muidugi nemad omakorda ütlevad, meie oleme need õiged ja need asjad on valed. Prantsusmaal keegi ei olnud, ükski erakond ei olnud kunagi nii sildistatud kui Rahvusrinne, kui Front National. Ja ma ütleksin isegi, et ükski erakond ei lasknud ennast nii palju sildistada ja meelega ma ütleksin, kui Rahvusrinne. See Jean-Marie Le Pen, üks asutajatest, võiks öelda, et ta on olnud lausa nagu enese sildistamise maailmameister, kui selline tiitel oleks olemas, sest tõesti terve tema elu on olnud selline. Ja sildistamine ei takista absoluutselt sellise nagu nähtuse kasvu, vaid pigem vastupidi. Ma arvan, et tähtis on pigem mõista, et need inimesed, kellel on sellised mõtted, nad on nagu meie ise, võiks öelda. Võiks öelda, et populist on minu vend ja ainult siis, kui hakkame dialogeerima ja mõistma seda, mida teine, kuidas teine vaatab asju, siis ainult siis ma arvan, et on võimalik muuta ja peatada seda populismi. Kui veel lõpetuseks ma tahaksin öelda, et mis minu jaoks on sisuliselt on see populism, nagu ma olen seda näinud kasvamas paljude aastate jooksul, kui ma Pariisis õppisin või hiljem. Minu jaoks on, kuidas selle populism on, või see, mis on selle näiteks Rahvusrindega seotud olnud, selle taga on teatud ängistus või metafüüsiline ängistus. Hirm teise vastu, ükskõik kas ta on välismaalane, ükskõik kas ta on eliit, ükskõik kui ta on isegi sinu oma riigi sees. Ja seetõttu ma arvan, et ei ole võimalik vastata sellele kui just metafüüsiliselt. Rahvusrinde juured on tegelikult mitte ainult kolooniasõdadel, vaid nad hakuvad tegelikult selle debatiga, mis on valitsenud Prantsusmaa intellektuaalses elus, võiks öelda juba pärast Prantsuse revolutsiooni, see igavene vaidlus, ütleme niimoodi, traditsionalismi ja progressismi vahel. Ja ma arvan, et seal on tõesti üks tühjus, mida kaasaegne inimene peab täitma. Me oleme väga palju rõhutanud, et vabadus muidugi ja see on väga hea ja nagu, kuidas öelda, individuaalsus, see tähtsus. Aga peab ka rõhutama seda universaalsust, mis on inimese sees. Ja võib-olla uuesti uurima, kuidas öelda, nagu inimese universaalset grammatikat, nagu mõned filosoofid on ütelnud, see tähendab uurida seda või tagasi tulla selle igavese küsimuse juurde,
kes on inimene. Sest selleks, et usaldada kedagi, usaldada eliiti, usaldada teist inimest, on vaja tunda teatud sarnasus temaga. Ilma sarnasuseta ei ole võimalik just tunda usaldust või respekteerida vastaseid. Ja see on võib-olla see, mida minu arvamuse järgi vähemalt populism ütleb meile, et meil on kiire, me peame kiiresti leidma seda, mis on inimese sees universaalne ja mis ühendab tõesti kõiki inimesi. Muidu võivad väga kergesti tekkida sõjad kas religioonide vahel või süsteemide vahel või kõiksuguste mõtete vahel. Kui ei ole ühtsus, kui ei ole universaalsus, siis on natuke paratamatu. Nii, ma vabandan, et ma olen läinud võib-olla liiga filosoofiliseks, aga nagu ma ütlesin, ega ma ei ole politoloog, pigem tegelen rohkem filosoofiaga, aga lihtsalt ma arvan, et populismi juured on väga sügavad ja just selles sügavuses peab proovima lahendama seda probleemi. Väga oluline mõte, et kuigi populism kui selline on universaalne, siis tegelikult igas riigis ikkagi need põhjused on ka mingis mõttes ikkagi erinevad ja populismi vormid on erinevad, et kui president Alonen rääkis siin niisugusest Nordic populismist või niisuguste Põhjala riikide omast, siis Prantsusmaal kindlasti kogu see ühiskondlik tunnetus ja debatt on teistsugune ja erinev, et Mikko Fritse, et kuidas see nii-öelda Põhjala riikide ja siis Prantsuse kogemus tundub võib-olla rohkem niisuguses Saksamaa vaates, et tegelikult ütleme, ma ütleks omalt poolt võib-olla sissejuhatuseks, et Saksamaal täna see teema ei ole nii tõsine, kui ta on Prantsusmaal või ka mõnes teises riigis, aga me ikkagi esimest korda näeme ka Saksamaal seda, et ütleme Alternatiiv für Deutschland, mis on siis niisugune põhiline eliidivastane populistlik erakond, täna on ikkagi arvamusküsitlustes seal 8-10% vahel, et selgesti ikkagi esimest korda üle valimiskünnis ja Saksamaal tegelikult on ka ju veel palju radikaalsemaid niisuguseid väiksemaid liikumisi päris palju, et mis osad parteilised, osad mitte, mis ka tegelikult on pigem kogunud toetust, et kuidas see pilt Saksamaal tundub ja et mis need põhjused on, et näiteks sedasama Alternatiiv für Deutschlandi täna toetatakse rohkem kui võib-olla 5 aastat tagasi. Kust alustada? Aga äkki sellega, et sa ütlesid, et Saksamaal see ei ole hetkel nii suur nähtus. Tegelikult meil see on alati nähtus. Meie oma selle ajalooga on ilmselge, et kõik vaatavad, millal see Saksamaal hakkab uuesti ja kus see seal piilub ja ärge unustage seda terroriseerijat, kus tapeti välismaalasi nagu organiseeritult. Väike asi, aga tegelikult on olemas ja meil on see alati pildi peal kuidagi siiski pärast teist maailmasõda meil äkki vedas selles meeles, et välispoolt saadi sinna sisse tulla ja öelda meile, et teil peab ikka koolis õppima, et see sama populism või selline äärmuslik poliitiline käitumine ei ole heaks ja kuidagi see enam-vähem nagu töötas, et sakslane on kuidagi ilma, et ta oleks täitsa frustreerinud, on võimaline aktsepteerima seda, et ta kunagi tegi valesti ja äkki ei tahaks uuesti, et seal on hästi palju inimesi, kes on super ettevaatlikud nende teemadega ja on ka omal moel valmis tegema palju selle eest, et populismi ei oleks, aga meil on suur õht, et populismi kasvab. Meil tehti just Bertelsmann selline foundation, mis on üks suurematest meedia foundationist. Meil tegi väga suure sellise uuringu, kus tuleb välja, et ikkagi 28% ka Saksa kodanikest on tendentslikult nagu populistlik. Samas nad ütlesid kohe, et ei, aga see nii paha ei ole, aga tendents on olemas, et nad ikkagi tahavad demokraatiat, aga siiski nad ei taha väga palju kompromissi, nad on nagu kõik see teema on nagu, aga see on päris suur arv. Ja samas see AfD, mida sa mainisid, hakkas pihta, ma ei tea, aga see ei ole, nagu neid on ju kogu aeg olnud neid parteid, kes kasvasid, aga ikka nad ei saanud kuidagi poliitiliselt jalad alla.
ja see AfD hakkas pihta ja siis nad kohe ka riidlesid, see oli pigem selline intellektuaalne partei, see oli nagu akadeemiline ja sinna läksid ka tugevad ka nagu inimesed nagu näiteks härra Henkel, sellised nagu tugevad tegijad nagu Saksa avalikkusest. Aga ta kuidagi ei läinud tööle õnneks, aga siis tuli see pagulaste kriis või pagulaste laine. Ja sellega nad ikkagi, said ikka sellise hoo sisse see partei, et nad nendes Saksas näiteks, mis see Eestis on, need väiksed riigid Saksamaal, need Saksa Bundesländer, mis see võiks olla eesti keeles, nagu Rain, ütle mulle. No Saksa koosneb 16 riigist ja vallast, ütleme liidumaa. Et mõnes nad said üle 20% ja ühes nad said rohkem kui CDU. Samas sakslased nendes valimistes nagu Euroopa valimistes on natuke lõdvemad selle nagu, need näitavad ikkagi, kuulge, et siin on mingi oht, sellega nagu võiks ka juhtuda, sul on õigus. Nüüd ikka selles suurtes valimistes nüüd septembris paistab, et nad ei saa üle 10%, paistab, et nad saavad sisse. Aga miks? Sest see, mis oli 2 aastat tagasi, tulge ja me saame sellega hakkama, mis proua Merkel ütles, on nüüd, et kuulge, et jääge ikka sinna ja paneme laevad sinne mere peale, et teid ära hoida, et nad ikkagi said aru, et nagu hästi nagu erinevat keelt räägib meie liidukantsler täna kui 2 aastat tagasi, et just seda fenomeni võib ka natuke nagu eemal hoida. Kuid õnneks meil ei ole see väga tugev, poliitiliselt vähemalt. Ja nagu ma ütlesin, see on selle taustaga seotud, et meil on nagu ju õpetatud, et ei tohi ja on hea põhjus, et sakslased ei läheks jälle nagu väga ääruslikuks, sest see ei oleks ikka väga üldse tore. Ei oleks, vaadake, mis Türgis juhtub ja vaadake ka, kuidas juhtus. Et nagu Erdogan ütleb, et ta hüppas tegelikult, et demokraatia on talle nagu rong. Ta sõidab selle nii kaua, kuni hüppab alla ja siis ongi mingi teine süsteem temal käes ja nii ta ütleb avalikult, et selles mõttes, aga Saksamaal hetkel sellist ei ole. Ja siis ma tahtsin veel öelda, et mulle meeldis see, mis Philipp ütles sellest universaalsest asjast, et inimene, kes ei suuda, ütleks mina, usaldada, see ei suuda ka nagu poliitiliselt nagu aktiivselt korralikult elada, sest sa annad ju kogu aeg selle sinu hääle inimesele, kes sellega siis teeb, mida ta arvab nagu, et on õige mingites raamides, mille jällegi seda ta valisid. Aga usaldus peab ikkagi, see võime, et usaldada kedagi on ikka väga, väga tähtis ja seda meie ühiskondades, ma arvan, on hästi vähe. Aga mis on selle põhjus, ja ka ütleme ühte põhjus sedasama pagulaskriisi sa mainisid, mõtlen just niisuguse juurde põhjusena, et kas see on siis ütleme niisugune, mis vähendab ka seda usaldamatust, on see niisugune ebakindlus, sest me näeme ikkagi seda populismi tõusu pärast majanduskriisi, ütleme pärast finantskriisi, kus ütleme inimestel võib-olla ei ole niisugust kindlust, et neil läheb tulevikus paremini hästi, et nad saavad oma eluga hakkama, siis seesama ütleme pagulaskriis on niisugune lisa, võib-olla lihtsalt pingete allikas, et on see niisuguse ütleme, mingis mõttes on see ebakindlus äkki see juurde põhjus, et mis laseb sellel populismil kasvada ja miks inimesed ei usalda eliiti enam. Mul jäigi mainimata see, et tegelikult Saksamaal läheb just majanduslikult hetkel väga hästi või päris hästi. Ja see loomulikult ka hoiab seda populismi nagu kuidagi korras. Ja siis meil on minu arvates siiski väga, kuid ma natuke kriitiliselt ütlesin, aga meil on väga spetsiaalne, populaarne, mitte populistlik liidukantsler proua, kes on ikka uskumatu. Ja kuna ta ei ole selline tüüpiline poliitik ja kuna ta suudab nagu kuidagi seda inimesi koos hoida ja teda siiski usaldatakse, no isegi mingid vasakpoolsed inimesed ütlevad, et kahjuks peab teda nagu valima, nii hea on. Et see on ka asi, mis nagu meil nagu veab hetkel, et see oli mingi arrogantne, ainult ennast mõtlev poliitik, kes nagu läbipaistvalt tahab ainult valda, nagu siis, mis on valda? Võimu, aitäh! Läheb see soome keel ka segamini selle minu eesti keelega, issand jumal. Ta räägi hästi soome keel. Aitäh, proua president! Jah.
et see on nagu situatsioon, mis ka võib muutuda ja väga kiiresti Saksamaal. Ja siis üks asi veel, mida sa mainisid, mis on ka jälle hea. Ma arvan, et vähemalt Saksamaal inimesed saanud, on väga suur grupp, mis annab mulle lootust ka, kes on saanud aru, et äkki ei lähegi alati paremini. Et ikka loomulikult, kui majanduslikult läheb väga halvasti, aga äkki see valmisolek, et natuke, et ei pea kogu aeg hirmsasti juurde tulema, on nagu Saksamaal vähemalt nagu tasapisi olemas. Meil on ju ka nii palju, issand jumal, et see on ikka väga-väga rikas maa. Et õnneks see ei ole nii, et see oleks probleem. Probleemid, et see ebakindlus on pigem see, et Trump, Erdogan, see, et kuidas, et see oma riik tegelikult ei suuda nii hirmsasti nagu kaasa lüüa selles, isegi Saksamaa ei suuda kaasa lüüa maailma nagu kulgu. Et see on see, mida inimesed nagu annab, teeb hirmu ja näevad võib-olla midagi kindlamat ja selles omavahel jälle tegutseda, et ei oleks nii keeruline. Maailm on keeruline. Issand jumal, kui keeruline see on. Ja seal on väga palju erinevaid mõtteid, nii et ma ei oska nagu kohe ka midagi öelda, aga üks asi, mis minu meelest on eriti praegu võib-olla hästi tähtis, just on, nagu sa ütlesid, kogu see pagulaste temaatika ja kuidas me vaatame nagu selle peale ja nagu meie teame igal pool, see on just olnud võib-olla populismi tõusu üks väga, väga tugev põhjus. Pean ütlema, et nagu sa ütlesid, ja muidugi usaldus on vajalik. Muidugi ma saan väga hästi aru, et see, et palju inimesi tuleksid ja tulevad meie juurde, see tekitab probleemi, mida peab lahendama ja mille lahendus ei ole alati väga kerge. See, mida mina kardan, on see, et lisaks sellele on midagi sügavamat ja see on just see, et meie näeme või et inimesed tunnevad hirmu just võõramalaste nagu suhtes, kellel on väga erinev kultuur ja erinev religioon näiteks. Ja paljudel inimestel võib-olla tundub, et on võimatu selliste inimestega koos elada ja koos töötada. Ja ma arvan, et teatud poliitikud mängivad just sellega. Prantsusmaal näiteks meil on olnud juba 50 aastat miljoneid välismaalasi Põhja-Afrikast, mohamedlasi. Muidugi ei saa öelda, et kõik on väga hästi läinud. Aga ei saa öelda, et 50 aasta jooksul see ei ole nii, et need inimesed, need miljonid on hakanud teinud, ma ei tea, enesetapu atentaate või sellised asju. See on selline uus nähtus. Ma arvan, et teatud intellektuaalne ausus näitab, et on olnud võimalik teatud raskustega kindlasti, aga on olnud võimalik elada miljonite inimestega, kes olid tulnud Afrikast, mitte kõik mohamedlased, aga päris palju. Ja nad on ja vähemalt poole sajandi jooksul see on läinud suhteliselt, ma ütleksin, hästi. Muidugi nagu alati on need protestid, et nad võtavad meie tööd, nad võtavad meie raha, teised ütlevad muidugi, et nad teevad seda tööd, mida prantslased ei taha teha. Aga ma arvan, et selle pagulaste kriisi ees me peame vähemalt ütlema, et raskusi kindlasti on, aga kõige hullem oleks see, et meie ei võta neid vastu. Sellepärast me arvame, et kultuuri pärast või religiooni pärast nad ei saa meiega koos elada või koos moodustada ühe ühiskonna. Ma arvan, et selline väide ei vasta tõele ja see on võib-olla see, mille peale populistid kõige rohkem toetuvad. Aitäh! President Alonen, I'm sure our discussion has triggered a lot of thoughts, so I will give the floor for you for reflections, please.
Yes, so it's very similar with different colors in all countries. I think that one of the issues what we could, of course, to discuss is that the so-called globalization, of course, it has been already a long time. I remember that the first challenges we had already in 1970s when I used to be the lawyer of the Finnish Central Organization of the labor unions, trade unions, and I remember how we tried to handle that, how it is possible that our jobs are moving all the time abroad, and what is the benefit we will get on that when the enterprises move to China or India or somewhere else, and why we should pay it. And at the same time, we had a very strong movement. I included that where we wanted to help the developing countries to reach the standards what we had. And we didn't separate it too carefully that whether our lifestyle was correct or not, because the environmental movements were not yet very strong. But now when we have put all this together, what we are and what they are, what is what and what is you or they. And I think that has made it even more difficult, because the people who are reading the facts and seeing the situation, we know that, in the matter of fact, we are just one planet with its population. And there is not a corner where you can hide of these problems. And this all needs to have more and more cooperation, understand that how we can find the acting majorities and so on. Of course, I'm so deeply in United Nations that I'm not objective, but anyway. So I think that what has surprised us is that the same nations which are telling to each other all kind of the nasty things, they have succeeded to unite in United Nations and to make first the Millennium Goals and now the Sustainable Development Goals. And that's interesting, because that happens also in the member countries. It is at the same time when we have these suspicions or this hate concerning the different persons. In the very same countries, you can have also a lot of integration, a lot of cooperation. Everybody says that the enterprises are doing better if they have a different kind of persons. The children will learn at schools and all such kind of things. For instance, in London, where they have had these terrorist attacks, and they have also the extremists. So at the same time, they have the ever first Lord Mayor of London, who is an Islamic person and very popular. I mean, it's not by the votes of the Islamic people, it's by the vote of the Londoners, more generally. And I think that this is one of the issues what we should find when you said that we should find quite soon the responses, is that at the same time in all our societies are different kind of the political movements. And how to find these elements, how to make a democratic, powerful front, if you want to use this French word. And so this is, I think, one of the questions. What I have noticed during the years, that social justice is one of the issues. Jobs and then the social justice is one of the issues. And I think that what has helped the Nordic countries more generally, Estonians are becoming more and more Nordic, whether you want or not. And this is that we are not only speaking about the politics, but we are speaking always about the implementation of the politics. That the normal question in our elections is that when the politicians tell that this and this and this, then they listen and then they said, hey, could you tell a little more details how it will work in my life? How my life will be different after that? And then this is the situation when you face the facts, that you have to turn it for the practical things. And I think that this is the place where we can try also to speak with the populists, because they responses, sometimes they are oversimplified too often, but sometimes they also find the ways how they agree with the Green Party or with the left parties or with any of the political parties.
And not only to speak about the principles, because nobody normally in our country says that they want to be bad, they want to be something good, but then to say how you can realize this good thing. And that's what I think that in France you will have a very interesting situation to see when it seemed to be so that you have had a quite short honeymoon with the new president. Even it was new, wasn't it? And it's in a way, how could I say, the French people, they know how to do this. I mean, it's you are the spices in the European Union soup. But Americans said once to me that, yes, but you know, madam, that we don't like too spicy food. But that's another point. But France has always been an intellectually quite inspiring country. But is it now inspiring intellectually, or is it coming back to something else? He's Estonian, he doesn't know. Suur aitäh, enne kui ma annan ka teile kõigile sõna ja võimaluse küsida ja kommenteerida, et võib-olla adutaks ühte teemat veel, mida ka president varem oma sissejuhatavas sõnavõtus mainis, mis on siis niisugune meediaroll ja sotsiaalmeedia roll ja nagu president tabavalt ütles, et ütleme halva ajakirjanduse ja niisuguse siis tõejärgse ajakirjanduse piir on nagu väga õhuke, et meil on siin väga palju ka Arvamusfestivalil arutelusid just tõejärgsest ühiskonnast ja teistpidi ka just sellest samast sotsiaalmeedia rollist, et mis te arvate, et kui suur nagu see meedia, niisugune ütleme muutunud meedia roll tegelikult populismi esiletõusus on, võib-olla ka see, et mingis mõttes oleme palju siin usaldusest rääkinud, et ka see, et keda inimesed usaldavad, on tegelikult koos sotsiaalmeediaga muutunud, et kui me vaatame näiteks, võtame Brexiti ja võtame just neid küsitlusi, et just nende inimeste hulgas, kes siis toetasid Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist, siis valdavalt nende inimeste jaoks eksperdid ei olnud usaldusväärsed, poliitikud ei olnud usaldusväärsed olid naabrimees, naabrinaine, sõbrad sotsiaalmeedias, et mingis mõttes see pilt on ikkagi muutunud, et olete te sellega nõus ja et kuidas see tegelikult kogu niisugust ühiskondlikku debatti mõjutab? Voilà. Alustan, ma ei ole ka nii suur spetsiali sellel alal, aga võimalik, et ja kindlasti ma arvan, et see võimendab populismi. Populism kindlasti ei ole sotsiaalmeedia vili, sest ega poeg, sest vähemalt nii nagu ma olen seda näinud Prantsusmaal, see algas juba ja kas tõusma juba selle ajal, kus ei olnud sotsiaalmeediat ja see tähendab, et põhjused on kuskil mujalt, aga kindlasti sotsiaalmeedia annab tohutult palju võimalusi, mis varem ei olnud. Teisest küljest peab ütlema, et sotsiaalmeedia muidugi loob väga palju, kuidas öelda, sotsiaalsust, väga palju gruppe ja võib-olla see on see, mida inimene praegusel ajal nagu otsib kõige rohkem, mitte ainult, et keegi kuskilt kaugelt ütleb talle asju või juhib teda, vaid see, et just need, kellega mul on igapäevaselt kontakte, see on nagu minu pere, see on nagu minu riik, minu kodumaa. Ja muidugi seetõttu see on väga suur võimalus, aga see on ka teatud oht. Mina arvan, et see sotsiaalmeedia on loomulikult hirmsasti muutunud poliitilikult seda maastikku või seda, mis seal juhtub, kuid minu arvates nagu see sõna, see on meedia, aga selline meedia, mida me normaalselt mõtleme, on ikkagi grupi inimesi, kes annavad välja lehte või grupi inimesi, kes teevad televisiooniprogrammi või grupi inimesi, kes teevad raadioprogrammi ja sa kuidagi tead, kuidas nad mõtlevad. Riigis nagu Saksamaal on super eelis, meil on neid väljaandeid, meediaväljaandeid selliseid tõesti palju, kui sa oled natuke parempoolne, sa tead, et selline leht teeb, aga kuna seal on grupp, see ei ole ka ühe inimese hääl, aga see nii-öelda sotsiaalmeedia, see ei ole ju meedia, see on kanal. Selle kaudu lihtsalt lased välja ja see kõige hullem eesmärk ja see näitab ka selle asja võimu on härra Trump. See mingit kontrolli enam ei ole, ta räägib, mis soome keeles öeldakse, mitte sülgi suuhun tuo, see on õudne.
ta lihtsalt istub voodis, vaatab midagi, paneb lihtsalt kogu maailmale mingi ja kõik loevad. Ja see on nagu vot ja niimoodi töötab ka see sotsiaalmeedia, et seal ei ole, kas see on vale või mitte vale, sa lihtsalt ei tea enam. Sest seal ei ole mingisugust kontrolli, mingit koodi, mingit eedikat enam ei ole. Aga seal on nagu näha. Ta räägib otse, tore. President räägib otse inimestega, jupp. Aga mis, issand jumal. Ta räägib ju. Meiega ka. Yeah, just not, okay. I almost start speaking Finnish when I see him because I used to speak Finnish to him. Okay, so but anyway, I confess, I'm sitting in the board of the very big international news agency, Reuters. I have been a couple of years there, and it's very interesting for the guinea pigs like me when I have been only, how could I say, I have been in the newspapers and radio and so, and now I see how they try to do it. And so I noticed, they told, I followed the election campaign of the President Trump, and they said that this is something very new, that they tell exactly the truth what Trump has done when he was still candidating. The result was that his supporters, they either was applauding that it's fine, that now finally somebody speaks like I think, I mean the emotions. Or then they said that this is not true, it's just this elite, media elite, never mind this. And so the very, very experienced journalists, they said what to do, people don't want to have the real information of the facts. No ma ootasingi juba seda, et kui kaua siis meil president Trumpini jõudmiseks aega läheb, et läks tund. Vabandust. Läks tund, aga ma tõmbaksin selle teema siit natuke laiemaks ja ka ühe mõttejuurde, mida proua president mainis. See, et kui populistid saavad võimule, et siis nad muutuvad peavooluks mingis mõttes ja neil tekivad probleemid. Ja tõesti Soome perussoomalaiste näide seda kinnitab. Et tõesti perussoomalised täna on nii-öelda lõhenenud, on nagu kaks perussoomalaiste erakonda, ühe toetus on väga madal, mis on koalitsioonis, teise toetus on enam-vähem sama, mis ta oli varem. Aga meil on ka teistsugused näited, et ärme võib-olla räägi Ameerikas, seal on ka tõesti populistlik president, aga räägime Ida-Euroopast, et kahjuks meie Poola ekspert ei saanud tulla, küll aga meil on publikus Tallinna Ülikooli lektor, ungarlane, Zsolt Bugarski. And now I need to switch to English again because you have probably not lived so long in Estonia that to learn Estonian. But maybe you could a little bit explain this kind of Hungarian phenomenon, where we also see actually a populist party on power and really trying to implement also the policies which were present in the election campaign also. So please. Yes, thank you. Yes, I am a Hungarian, and I was listening very carefully that how you try to describe populism, and I always try to understand it from the perspective of my own country. And it's really very true that maybe in Finland, when a populist party became part of the government, they immediately has to perform somehow and they compromise their popularity. It didn't happen in Hungary, and it's not happening even right now. They are stronger than ever. And if I want to understand, I also would like to get back to the perspective of the people. When Hungary has joined the European Union, I remember the advertisement, and it was like every Hungarian will have the right to open a cafe in Vienna, which is the next country to Hungary, next city, 200 kilometers away from Budapest. And unfortunately, very few Hungarians opened a cafe in Vienna, and a lot of Austrians are bought off the banks and all the businesses came to Hungary. Even more strong argument that when I arrived to Estonia, which was almost 4 years ago, I was impressed and terrified in a positive way, by the way, that what strong messages your government or your president is delivering to your people. The speech of your president sounds like this: learn that the state is not your godfather. Be an entrepreneur. Educate yourself. These messages are extremely strong in Estonia and quite the opposite messages we hear in Hungary.
So over the last 25 years, most likely in Estonia, you spent relevant time to change the mindset of people that what does it take really to open a cafe in Helsinki? Welcome. What is really the skills, the knowledge? A few statistics. Only 20% of Hungarians are speaking English. 20% of the Hungarian society never ever went online. They didn't send an email even. Only 3% of Hungarians 2 years ago participated in lifelong learning, which means after the age 25, joining any formal or informal educational program. For last year, the statistics duplicated to 6%, but I'm not 100% sure how the statistics became fabricated. But basically, this is very visible that on an individual strategy, that what does it take to be in a liberal democracy? What does it mean to live in a capitalism? Is an extremely hard life. You need to learn languages. You need to educate yourself, and you need to continuously educate yourself. Talking about populism, there are some guys who are coming and saying, no, you don't have to do that. Vote for me. I will bring you jobs. We will be the backyard of southern Germany. All we need is a few car factories, and we will have a beautiful economy. And the message is that the secret of your good future is a good leader. I remember last elections in Estonia, your former prime minister was posing in front of the NATO airplanes. And it was a little fuss, a mini scandal in Estonia, a lot of negative feedback he received that, excuse me, if you talk about defense, minimum the head of the defense committee supposed to be there because it's not an individual decision. And by the way, you are posing in front of foreign airplanes because Estonia doesn't have any kind of air force. And for me, that was a very, very obvious message from the people of Estonia that if you try to play this game, that all you need is a strong leader. Vote for me and I will defend you with these airplanes. These people here doesn't buy that. In Hungary, the prime minister almost every week he gives an interview and says like I paid back or I bought this company or that. I will go to this city and we will open new companies. So somehow the message which is delivered, unfortunately, meets the dream of the people, and this dream is still more sweet than the burden of learning languages, educating yourself, trying to live on yourself, which I really believe it's a bitter soup, as we say in Hungary. And unfortunately, this bitter soup was still not eaten in my country. Thank you. Aitäh! Nii et väga palju oleneb ka poliitilistest sõnumitest ja haridusest ja meil on ka tulnud küsimus interneti teel ja kutsun ka kõiki teisi üles küsimusi esitama. Kohe saab seda ka siin kohapeal teha, mis veidikene on tegelikult retooriline küsimus. Ma arvan, meil on raske mitte nõustuda ja küsimus on, et kas populismi üks parimaid ravimeid polegi mitte panustamine haridusse. Ja et ühiskonnas süveneks haritus, et ka USA ja Trumpi juurde tagasi tulles, et näiteks USA tasulise haridusega ei ole hea strateegia. Et me jõuamegi tegelikult ka selle kodaniku rollini ja siis ütleme just selleni, et kuidas nagu inimesena populismiga toime tulla, et kui oluline roll seal niisugusel haridusel ja sellel soovil maailmast aru saada on, ütleme lisaks siis sellele usalduse küsimusele, millest me enne arutasime. No, ongi retooriline küsimus ja härra vastas sellele väga avameelselt. Aitäh, see oli küll, et peale seda, et peab inimestele selgeks tegema, et see on töö. Meie elu on töö, see on raske. See, et saada aru teisest, arutleda, leida see kompromiss, mis populistide hulgas on selline nõrkuse märk, et mis
kompromiss. See on suur töö, seepärast mulle meeldis president, et ta mainis nüüd UN-a, kus proua Ponte läks ära ja kus kõik arvavad, et see on nõrk, kannatust vajab ka. See, et me omavahel räägime, ei vee kogu aeg tulemuseni, aga see on keeruline. Ja nüüd selline asi näiteks see on see meie, mis me arvame, et on hea või selles mõttes kõige parem vorm hetkel nagu koos elada, demokraatia vajab just kõike seda, aga mul on tunne ka tihti, et inimesed ei saa üldse aru, et see ei ole nagu antud. Me ei ela nagu demokraatias, kes nagu iseenesest ennast kogu aeg nagu hoiab üleval. See on oleneb igaühest, et ta lihtsalt jaksaks arutada, jaksaks mõelda, mitte lõpmatuni, aga selles mõttes täna, et see on keeruline tee ja just seks ma mainingi seda, koolid võib-olla õpetavad palju, aga harvad koolid õpetavad demokraatlikud käitumist ja see on kõige suurem jama ja see on meie kõikide probleem ka Soomes. Saksamaal ka. Ja ma arvan, et Prantsusmaal ka see on üks suur probleem. Haridus on vajalik, aga muidugi mida ta sisaldab, see on teine asi ja just see, et ta aitaks inimesi mitte ainult teadmistega, vaid reaalselt mõtestada seda maailma, kus me elame. Seetõttu ma arvan, et kui meie koolis võib-olla õpiksime natukene rohkem filosoofiat või sellised asju, ma arvan, et see võiks ka natukene aidata. Kindlasti meie õpime praegu ja oleme nagu rohkem avatud teistele kultuuridele ja see on väga hea ja ma arvan, et ma saan aru, et võib-olla ainult 20% ungarlastest oskab inglise keelt, aga ma arvan, et 30 aastat tagasi oli palju vähem ja kui ma olin väike laps Prantsusmaal ja keegi ei osanud eriti inglise keelt ega arvanud ka, et ta peaks seda oskama. Ja Hispaanias see oli sama asi. Sest suured riigid, suured rahvad ja me elame kõik omavahel ja ei vaja eriti, et midagi muud osata. Aga nüüd just see vajadus ja see vajadus olla avatud teistele ja dialogeerida teistega on vajalik. Mulle tundub, et see, mis võib-olla praeguses ühiskonnas on vahel küsitav, on see, kas me oleme alati valmis dialogeerima ja mõistma seda, mida teised ütlevad ja seda ka mida meie vastased ütlevad. Ja ma arvan, et isegi kui meie tahame näiteks elada koos mohameedlastega või süürlastega, siis me peame olema võimelised mitte tingimata nõustuma kõike sellega, mida nemad tahavad, see on teine asi. Me peame õppima mõistma seda, kuidas nemad tajuvad asju, kuidas nad mõtlevad, miks nad vahel vaatavad meie Euroopat näiteks teatud pettumusega või arvavad, et me oleme paganad näiteks või sellised asju. Seetõttu ma arvan, et haridus on vajalik, aga selline haridus, mis suurendab võib-olla dialoogi võimelisust. No nii, enne kui me nüüd jääme suure vihma kätte, siis on võimalik küsida ja arvata. Väga hea võimalus sellel teemal kaasa rääkida. On kellelgi huvi ja soovi? Siin, väga hea, et mikrofon kohe jõuab teeni ka. Jah, aitäh, et minu nimi on Gert ja ma olen, vabandust. Aga ma olen politoloogia magistrant ja seetõttu minule see populismi teema on eriti huvitav ja ma tahtsin öelda, ja seetõttu ma tahtsingi nagu seda diskussiooni võib-olla tuua sellise lähenemiseni, et mis tooks ta tagasi populismi mõjuni poliitilisele süsteemile. Ja minu arvates liiga vähe on võib-olla siin täna räägitud sellest, mis on olnud üks populismi ja populistlike parteide tõukejõud ja selleks on siis selliste vanade parteide poliitilise tsentri allakäik ja põrumine. Et me oleme seda näinud Eestis, me oleme seda näinud Prantsusmaal.
ja tegelikult ka Saksamaal, kus minu meelest Sotsiaaldemokraatliku partei liikmeskond on pidevas vähenemises. Ja põhjus minu arvates on ka selles, et peavoolupoliitikud on muutunud väga mugavateks, nad on muutunud sellisteks arvamusküsitluste jälgijateks ja nad on loobunud sellise poliitilise maastiku aktiivse kujundaja rollist ja selle rolli on väga tugevasti üle võtnud populistid ja seetõttu minu hinnangul üks võimalus, kuidas sellised vanad peavooluparteid võiksid siis tuhast nii-öelda tõusta, on see, kui nad tooksid sellised tõelised poliitilise debati, tooks uuesti poliitilise elu keskmesse ja ideoloogilised küsimused saaksid jällegi määravaks ja oleks tore kuulda, mida teie selle kohta arvate. Aitäh! Palun. Kohe väga nõus. Vaata, Saksamaal on ju üks veel kõige lisaks suur koalitsioon, aga seal nagu poliitiliselt mitte midagi enam ei juhtu diskussioonis. Väga hästi vähe, et kõik on imbunud sellesse CDU-sse ja SPD-sse ja ma arvan ka, et tegelikult sealt hetkel, mul on väga selline kahepoolne nagu selline suhtumine. Mulle meeldib, et seal on selline rahulik meil liidu kantsler, kes kogu aeg nagu, kes suudab ka reageerida. Kui on miljon inimesi Ungaris kusagil, siis ta ikka ütleb tulge, et ta ikka tegi. See oli ikka suur tegu, kes oleks teinud. Aga samas ta ikka kogu aeg ja on tõesti, on selline visiooni puudus. Tegelikult meil on hetkel nii suured teemad, kõik see kriis, mis on meie environment, vahepeal, mis see environment oli eesti keeles? Keskkond ja põgenikud ja tegelikult väga suured teemad, see, et meie konsumism on viinud selleni, et inimesed tegelikult ega see ei ole elu, sellest ei saa ju elu nagu toitu, et sa kogu aeg ostad ja teed ja selles mõttes vaimsed küsimused, aga keegi ei osta neid. Et see on tõesti selle kahjuks natuke seda, et saame nüüd 4 aastaks natuke populistlik värk ka nendes suurtes parteides, et vaadatakse, kuidas me saame nüüd pidada seda võimu. Täitsa nõus. Aga maailm on ka muutunud. SPD, seda SPD, siis sotsiaaldemokraatlikud maailma enam ei ole selles vormis nagu enam. See keskkond see on ära. Kas Prantsusmaal võib-olla just selle tõttu oligi võimalik Le Penile vastu seista, et Emmanuel Macron ka tegi uue liikumise ja tegelikult ka ju peavooluparteid, ütleme, neil ei läinud tegelikult valimistel nii hästi, et Macron proovis niisugust ikkagi poliitilist debatti teemadel, mida ei olnud kaua aega arutatud tõsiselt, eks ju, Prantsusmaal taaskäivitada, äkki see tõigi talle edu? Ja seda ma ei tea ja ma pean ütlema, et ausalt öeldes, kuna Prantsuse populism on siiski välja kasvanud poliitikast, see ei ole, kuidas selle sotsiaalne nähtus, mis muutub poliitiliseks, vastupidi, see on selline poliitiline võitlus, mis võtab populistlikud teemad, siis ausalt öeldes mina ei ole küll kunagi uskunud, et see kord vähemalt rahvusrinne võiks võidu saada. Viimane kord, kui nad olid presidendivalimistel teises voorus, siis see oli 10 aastat tagasi ja võitis Chirac 80%. See tähendab, et mulle tundub, et praeguses olukorras me ei saa öelda, et me pääsisime katastroofist Prantsusmaal. Mina isiklikult seda ei usu, aga võib-olla võimalik on see, et teised uskusid. Ma ei usu, et enamus prantslasi ei ole kunagi uskunud, et Marine Le Penil oleks mingisugune võimalus saada presidentiks ausalt öeldes. Aga see mis selle nagu küsimuse kohta mulle meenub nüüd see, mida François Furet, üks suur prantsuse ajaloolane kunagi ütles. Ta oli Prantsuse revolutsiooni spetsialist ja tema teooria oli see, et võitab alati see, kes võitab, ütleme, intellektuaalset võitlust. Ta ütles, et seetõttu intellektuaalid on need, kes määravad ühiskonna arengut, palju rohkem kui poliitikud, aga alati teatud ajaga, umbes 100 aastat. Tema ütles, et näiteks Prantsuse revolutsiooni ajal rahvas ei võtnud omaks Prantsuse revolutsiooni niinimetatud ideaalid. See võttis 100 või 150 aastat. Aga selge on see, et juba tol ajal need määravad mõtlejad olid just need, kes
18. sajandil, kes levitasid neid mõtteid. Seetõttu mulle tundub, et kui meie tahame, et võidaks selline, kuidas seda, ratsionaalne ja mõistlik nagu poliitiline praktika, siis on just väga vajalik, et intellektuaalid praegu tunneksid oma vastutust ja just elustaksid uuesti intellektuaalset maailma. Võib-olla nende töö toob vilja mitte kohe, võib-olla 100 aasta pärast või 50 aasta pärast, aga sellised on need rütmid. Peaasi on see, et praegu need nagu see noor herra, kes nende küsimustega tegelevad, et nemad just oleksid aktiivsed ja püüaksid just arendada sellist, kuidas öelda, poliitikat, mis oleks tõesti, mis teeniks kodanikku ja inimesi. Nii, tasapisi peame hakkama oma arutelu kokku tõmbama, et mõneks küsimuseks on veel aega, aga tahaks ka küsida teie arvamust siis interneti keskkonnas ja selle sama küsimuse kohta, mida me siis küsisime juba ka varem, et kuidas siis teie kõigi arvates kõige parem populismile vastu seista on, need vastuse variandid on siin ka teie taga näha, et palun minge sinna Slido keskkonda ja avaldage oma arvamust siis teemaviitel eelala, et nii kaua kui te vastate, et kas on veel kellelgi küsimusi kommentada? Ei näegi ühtegi kätt rohkem tõusmas, et proovime siis omalt poolt kokku võtta, et mis siis kõige olulisem on nii-öelda populismile vastu seismisel ja kui just vaadata inimese või kodaniku seisukohalt, et siin väga palju erinevaid märksõnu käis meil sellest arutelust läbi, et väga lühidalt minu jaoks on see, et meie seas ühiskonnas toimuks reaalne dialoog. Mitte debatti pidada inimeste vahel, kes tegelikult ei taha üksteist kuulata ega kuulata teise argumente, vaid et dialoog oleks reaalne ja ma arvan, et siis populism ei saa vastu pidada. Õige. Kindlasti siis ka see, et need kiireid lahendusi ei ole, et peab olema kannatust omal moel, nagu 150 aastast võttis see, et saadi Prantsuse revolutsiooni ideaalid inimeste päädesse ja näiteks UN on koht, kus on kogu aeg tagasilööke, aga siis saadakse jälle samm edasi. Siin on ka, ega see homme ei ole lahendatud see asi ja et oleks kannatust tõesti rääkida ja et ma arvan nagu, et koolid muutuksid omal moel natuke demokraatlikumaks, et meil oleks nagu selge, et demokraatia ei iseenesest nagu jätku, seda peab kogu aeg uuendama ja kogu aeg toetama ja see on keeruline, aga see on tegelikult ka tore. And I would give the floor for a last concluding remarks for President Alon, please. I try, but I think that the last concluding remarks is in your heads, Yes. because you are the responsible for that, not a panel. But we try our best, because the question is that I think that the most important thing is with populists is that you don't give up. You don't give up. You continue the dialogue even you think that this is quite crazy, this dialogue. Because sooner or later there are more and more people who will listen to you. But in that way I would say also what we agree that we have not unlimited time to do this work. Otherwise we will make mistakes. And that's why I do hope so that even sometimes quite many people in Finland, for instance, they think that the internet and social media is such kind of place that they don't really think that they can continue there, that they say that it makes them sad and it's crazy and so. But we have to find also the venues where we can discuss in a good way, in decent way, and so finally people will listen us. That's why I'm very, very Nordic, including the Estonians. And then the second point is that why I speak so strongly for this, that we must go on, is that the democracy is not a still photo. It's a process. It's really a process. That what we have achieved today
is not guaranteed for tomorrow. And that's why we have to keep it going on all the time. And as we have also mentioned that the picture has become more keruline, more complicated, but it's also interesting. Funny that the interesting word in Estonia is huvittava, but in Finnish that means ridiculous. So in Finnish it's mielenkiintoinen. And this is just a question that somehow we have to keep the interests of the people for this political discussion. Because we need not only the national systems or local systems or how to discuss at schools or in working places, but also in EU. EU is a quite challenging animal, but we have to continue also with EU. Otherwise, we have to make a new one, and it's not easier. And that's why I think that both the European Union, United Nations, and all these questions, these are anyway the good starts, and we should continue with them. The third point you took was on education. A couple of days ago, the Finnish school boys and girls started their school, and I was one of the one of the schools in Helsinki, an ordinary suburb area, where they have got a new painting, mural, in the walls. And that was made by the group of the artists. Some of them were the children of the former refugees from Chile from 1970s. And I was invited to speak for the pupils because I was one of those who was helping the Chilean refugees to settle down in Finland. We didn't take as much as in Sweden, but anyway, that was our first effort. And my message for the children, what was also accepted, they thought it's okay, and it was in newspapers also. I said that you learn a lot of important things during the lessons. We don't know exactly what is the future, but we try to give the good start for you. But one thing what you learn both in lessons and between the lessons is how to work with the different kind of the persons. Because this is something what we need all their life. That you cannot close your eyes when you see the people you don't want to how could I say, what you a little bit dislike. That's okay, that's emotional, you dislike. But you have to learn to know them, and you have to learn how to live with such kind of the persons. Because we always have in this life the people you a little bit dislike. And they might have different interests than what you have, but that's what you have to learn since you are a child. How to solve the issues of the different interests. And I think that this is very important. We try it now in Finland. We have pretty good education system, but we have not only the lifelong learning, but we have the lifelong reforming of the education system. I hope that we will do now the better results. But really, last point is perhaps when you said about the labor movement and the social democratic parties and other left parties, is that the Green Party is something what the Social Democratic Party was 50 years ago. Because in the time when we have got our own national states in many countries in Europe, so people started also not only the democracy, but also the social justice. They wanted to get the rule of law. Rechtsstaat in Germany is much better than rule of law. And so now the Green Party was the first one to adopt very strongly environmental issues. But as both the national states, as the social justice, so also the environmental issues are not something which is a monopoly of one party, but it's our all common property. And that's why I would say also that this is a challenge to all political parties, that they have to see the planet, the environments, but also what is the one individual, how is their life, perhaps their only life. And so in that way, I think that I'm very, very optimistic with Estonians, because you have made a big transformation in 20, 30 years. And I have seen when you were just at the gate of the new independence, and what you did by singing, but also trying to find each other. And this is possible, because after all, you and the Hungarians and many others, you are just human beings like we also in the North. So I mean that let's not underestimate our
possibilities to change the world. We will do it. But you will start it also stronger and stronger tomorrow, okay? Promise. Suur aitäh, meil kõigil on vastutus ja meil on õnnestunud ka tegelikult kuulajaid selles veenda, et kui me vaatame nüüd tulemusi, et kuidas siis populismile vastu seista, siis ega midagi muud ka arvamusfestivalilt me ei saaks oodata kui kõige populaarsemat vastust, et me kõik peame osalema poliitilistes aruteludes, tundma huvi ühiskonna asjade vastu ja samas hoidma ka avatud meelt ja proovima teineteist usaldada. Suur aitäh meie panelistidele, väga huvitav arutelu ja suur aitäh kõigile kuulajatele, head õhtut!